Casita on kivimaja ja külmad head seinad, et öösel magad siis toredasti, saab vastu külma seina toetada. Mul on veel sättida ja pakkida lahti, kiire päev on olnud, turus käimine. Seemned, mis ma kohe nagu teada sain, ostsin Soomes Lidlist, et sinna tulevad nädalaga ülesse. 1,5 vagu on täiesti vaba, et saan oma redised ja salatid ja spinati ja hästi maitsekas on. No vaatame, millised uksed on. Kui ilus. Saad veel spetsiaalselt lahti teha ja tuuletin on ka, aga seda ma ei salli seda kõrinat. Väga ilus ja maitsekas. Korjasin sidruneid hommikul. Sidrunid ongi läbi juba, sellepärast et novembrist maikuuni, no nad praegu on juuni lõpp, et apelsinid ja sidrunid ja et all on palju riknenuid ja ma korjasin siis veel puu otsas on ka, et kogu aeg saan, pressin ise siia presskannu ja et see on nii ökoloogiliselt puhas, siis ma teen ju veel koored ka lähevad vette ja hästi maitsekas, hästi ilus, gaasipliit. Aken, külmkapp on gaasi peal. Ja siin on meie siso, Kiisu siso ja võrratu balkon. Akna taga. Ja täna on kastmispäev, et see balkon on siin lausa võrratu. Täna on kastmispäev, siis vesi voolab seal, see tuleb mägedest. Ja meie kasta ongi kõik need taimed igal pool Perenaise maja juures ka. Ja see kastmine on ja meie kujutasime ette, et mingi kastmismees tuleb kuidagi. Aga me nägime ju küll neid kraave kõiki. Värav käib lukku, siia koer ei tule, siia balkonile. Hibiskus. Ja üleval on maa täitsa märg, lirtsub. Need ei taha palju kastmist. Ja sellised kastmissüsteemid, eks need on ka iidvanad. Et seal on Perenaise maja, no kõik on Perenaise majad, et sealt tuleb see kraav. Ja siia niiviisi kruntide vahele. Ja omakorda siis kruntidelt on kraavid, sest muidu siin ei kasvaks mingid asjad ja näegu roheline ilus on. Sellel krundil on tõesti eriliselt roheline. Et niiviisi kraavidesse. Need pidid olema väga head, aga need
on heaks saavad siis, kui nad punased on. Ei ole kunagi näinud. Aga jah, kas elus ütled, olen öelnud sellist lauset, et ma pean apelsinid ära korjama, et puude alt, et veel saab apelsine, jah. Et osad puud on täitsa täis. Ja neid ei oska ütelda, need on 100 aastat kindlasti vanad. Ja seal on siis, see on Dante, kuts Dante on see ja Dante käis pikal jalutustiirul ja näed, tualeti kõrval kasvab apelsinipuu rõõmsasti ja dušš ja tualett, aga paksu tualett on all eraldi komposti käimla. Absoluutselt ei haise, absoluutselt. Pesumasin on olemas. Vann on ka või bassein, aga pidi lekkima. Ja no need puud on ja seal on see juurta, et seal ka keegi elab, aga pidi homme ära minema, et hästi kuum on, et läheb ka kodumaale. Ja see on Dante, kuts Dante. Ja veel, jah, joogi sisse pressin apelsinimahla ka ja et apelsini aeg on läbi. Seal on üks näide, millised nad siis terve talveperioodi välja näevad. Ja siit jah, siin on hästi palju võõkavõitöölisi käinud ka, et eks needki on siin nende projekt. Ja selline näeb üks apelsinipuu siis välja, jah. Ja korjame seda halvaks läinud neid puude alt ära. Üleval on perenaise maja, seal on kakasta ja seal on, kus ma oma seemned mulda panen. Kus ma oma seemned panen mulda. Seda võin ka näidata. Näe, siia kraavi ei ole jõudnud veel vesi. Aga muidu näe, roheline on küll, muidu oleks täitsa kõrben. Siin vist ei kasva enam mitte midagi, kuigi ma täna kastsin. Aga see on ka, see on tore käimla, näed. Vett on küllaga ja saab pesta ja dušš on ka, soe vesi on ka gaasi pealt. Selline duširuum. Et gaasi pealt on jah, ja külmkapp ja elektri jaoks on päikesepaneelid. Nii äge. Vana känd. Oliivipuu känd. Oliivõli on meil tasuta. Selle aia oma, kui oli rikkalik saak. Et siin on siis, siin vahetatakse gaasipollooni. Hästi ilus ja korras on kõik. No näed. Pirnikesed. Õunapuu on ka seal tagapool. Roosilillad. Ja 8 aastaga on ta teinud iirlanna. No näed, kraavid vett täis. Ja siin on veel aiamaata kindlasti rajab juurde. Et siin ka vagude vahel on rõõmsasti vesi. Ja siia panengi mina oma omad. Siin on pea 2. Ja siia saan külvata oma asjad ja seal ta püüab juurde rajada. Et iirlanna on jah, läkski Iirimaale emandal
87, isa 90. Vanasti käisid 2 korda aastas siin ka. Ema loodab, et tütar tuleb ikka tagasi. Tütar on ligi 60. Et käis ka kunagi Võõkevõi kaudu Hispaanias, muudkui armus sellesse riiki ära. Ja siis ei olnud julgust ise endale osta, aga 8 aastat tagasi siis ostis ja müüs oma Iirimaa maja maha. Ta oli autistlike laste ja vaimupuudega laste õpetaja ja tal sai lihtsalt juhe jooksis kokku ja tuli Hispaaniat pidi rändama ja nüüd ei ole siia ühtegi krunti saada ja need on 5 korda kallimad. Hästi tore naisterahvas on. Ja aitäh, minu kool ja inglise keel. Et täiesti müstiliselt äge. Sellise kodu valvurid.